Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tervist, head Vaba Sõna kuulajad. Stuudios on Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed Evelin ja Anti Poolamets. Täna tuleb juttu sellest, kuidas Vinni vald tuuleärikatega kohut käib ning veel ühest iseäralikust juhtumist Vinni volikoguga seoses. Ja seejärel süveneme Riigikogus EKRE korraldatud riikliku tähtsusega küsimuse arutelusse, mis käsitles tuuletööstuse pahupoolt. Ja veel jõuame käsitleda õiguskantsler Ülle Madise arusaamist tuulikute ja avaliku huvi teemal ning lõpetuseks räägime mõne sõnaga presidendi poolt tagasi lükatud kirikute ja koguduse seaduse osas. Aga kõigepealt reklaami korras, täna kui saade eetrisse läheb, on Riigikogus avatud uste päev ning täna kella 4 on Riigikogu uksed lahti. Minu poolt korraldusel on siis ekskursioon veel kella 2 toimumas, kes jõuab, tulgu minu ekskursioonile. Ja Evelin, sina oled ka tegevuses. Palun räägi täpsemalt, mida sina sellel päeval teed. Tere ka minu poolt ja tõepoolest täna on meil Riigikogus uksed avatud ja kõik on oodatud. Hetkel, kui saade eetrisse läheb, räägib Varro Vooglaid kell 12 demokraatliku ühiskonna taastamisest. Ja muide, meil esineb ka EKRE segakoor. Ma olen kindel, et mitte ühelgi teisel erakonnal ei ole oma segakoori, ei naiste ega meeste koori ja kui neil ka kuskil on, ei ole see nii hea, kui on EKRE segakoor, et tulge juba EKRE segakoori pärast Riigikokku. Ja tõepoolest ka minul on väike ettekanne 1:30. Räägin ikkagi oma lemmikteemal, räägin kriitiliselt tuulikutest ja kella 3 aegu saate kuulata Sven Sildniku kirjandusminuteid. Ka minu teada. Ja Aarne Mäe ka. Virumaa mees, endine Virumaa ajalehe peatoimetaja, mõlemad nad on kirjandusinimesed ja saab olema põnev päev, aga mul on veel üks eriti salajane info. Nimelt on EKRE fraktsioonis jäätisemasin. See on kõige parem koht, kuhu sisse astuda. Mitte ainult, ka Mart Helme kaabu on. Sellega saab pilti teha ja muide... Veel üks saladus. Ka Rain Epleri soenguga saab pilti teha, nii et tulge vaadake, kuidas see päriselt toimub. No seda ei saa kindlasti tegemata jätta. Võib-olla saate ka üleilma kuulsaks, aga ühtlasi on Riigikogus veel igasuguseid toimetusi, sealhulgas Riigikogu kohvikus räägib EKRE saadik Rene Kokk koos teiste saadikutega siis turvatunde tagamisest elanikkonnakaitse suunast ja maja peal toimub kõikvõimalikke üritusi veel
veel tasub ka muidugi konkurentide fraktsioonidesse sisse kiigata, kuidas see igapäevane töö Riigikogus käib. Ehk siis minu meelest Riigikogu on üsna avatud institutsioon, kas või iga päev on paar ekskursiooni majas sees ja tegelikult teile teadmiseks, et igaüks võib tulla Riigikogu istungit kuulama. Lihtsalt andke endast teada, et soovin istungit kuulata, saatke email politsei Riigikogu kantselei aadressil või tegelikult on isegi võimalik lihtsalt koha peale ID-kaardiga tulla ja öelda, et ma tahan istungit kuulata. Nii et see saab olema lõbus päev, aga läheme edasi, Evelin, sul ei olnud üldse nii lõbus neljapäeval, kui sa pidid meile väga tähtsa tuulikute teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutluse ajal ära olema ja sinust tuli uudis ERR-is, et sa käisid kohtus, aga mis pärast ja kellega? Jah, et me oleme ka varem rääkinud ka siin saates, et tuuliku arendajad on kaevanud Vinni valla kohtusse, kuna nad ei ole rahul olnud otsusega, et volikogu ei algatanud detailplaneeringut. Ja mida siis oma kaebuses ette meile heideti, oli see, et neid ei kuulatud ära ja et ei põhjendatud piisavalt, aga volikogu liikmed on ju tavalised rahvaesindajad, nad ei ole tippadvokaadid, nad ei tulnud selle peale, et nad peaksid kuidagi oma arvamust hakkama pikalt-laialt põhjendama, see ei ole ka olnud volikogu praktika ja sealt edasi, et ega see ju otsust ei muuda. Meil oligi selline olukord, kus ühel pool lauda olid 5 inimest, kes siis olid hästi makstud vandeadvokaadid, nii veel tuulikuäri esindajad ja mina siis teisel pool lauda seisin oma rahva, oma kodukandi eest koos advokaadiga, et juba seal laua taga oli see ebavõrdsus juba visuaalselt juba nii suur, et sa hingest tahad, et keegi ei tule sinu maja taha tegema oma äri, oma lärmakat, reostavat, müra tekitavat, varje tekitavat, kohutavat häiringut. Ja kohutavat kallist ja kahjulikku äri siis meie enda raha eest, maksumaksja raha eest. Ja sealjuures ka väga loodust rikkuvat, et kui ma vaadata, et need tuulikud tulevad kõik keset metsa, tulevad looduskaitsealade lähedale, et see kõik on nagu meie kodu ja meie rahulik elupaik ja nemad sealt kõrvalt, nad olid kuidagi nii õelad ja nii kurjad ja nad peavad oma sajad miljardeid ju välja ajama kohaliku rahva kulul ja siis Reformierakonna valitsus peab koorima omakorda ju viimase naha kõige kallima elektri ja subsiidiumide hüvanguks. Ja alustati ka kohe sellist rünnakut, et kas te saate aru, et riigil on energiakava, aga väga hea advokaat oli minul toeks Aivar Pilve advokaadi büroost, kes ütles, et kas te saate aru, et riigi energiakavaga ei ole vallavalitsus ei tegele. Üks väike vald ei saa tegeleda riikliku energiakava mingi täitmisega. Evelin, aga veel üks kummaline asjaolu, et nad nõuavad teilt juba raha selle eest, mida nad ei ole teinud. Jah, et neil olevat justkui mingid kliendilepinguid ja neil on veel mingid ootused ja tõesti, meil on juba tulnud trahvihoiatused, et kui me ei tee nii, nagu nemad soovivad ja kummaline on ka see, et neid justkui demokraatia ei huvita, et tuuakse selliseid näiteid, et seadusvastane. See, et volikogu liige hääletab oma südametunnistuse järgi. Oma valijate huvides, oma kogukonna eest ja siis öeldakse, et ei, et
ega siis 1000 allkirja ka ei ole avalik huvi ja väga palju nad toetusidki Ülle Madise avaldusele, kus Ülle Madis ütles, et vahet ei ole, mida inimesed arvavad. Et selline see ei ole avalik huvi ja me räägime temast veel lausa eraldi, sest see oli nii kummaline nähtus, mida ta tegi, aga see näitab, et ta ei ole sõltumatu ametnik, nagu ta peaks olema. Aga tõesti, kui ma näen neid seda vastaspoole advokaate, et tullaksegi sellise jõumeetodiga, minu meelest nad tahtsidki kohtult välja pressida juba kohe sellist vastust, et kohus kohustab volikogu algatama detailplaneeringut, aga ma ei tea, minu meelest see oleks seaduse rikkumine. Eks siis näha ole, milline see otsus tuleb, aga asi on veel selles, et tegelikult tuulikuärikad on tõepoolest ammu need maad üles ostnud ja juba alustanud metsade mahavõtmist laias mastaabis, enne kui load on käes. Ehk siis see on ka sigatsemine, see on tegelikult, see on seaduse rikkumine ja igasuguste nende enne keskkonnauuringute tegemist juba laamendatakse. Jah, et juba võetakse metsa maha, et pärast ei ole ju enam mingit keskkonnamõju hinnangut selle vaja teha ja mis veel jäi kõrvu, oli see, et nad ei ole nagu rahul vastusega, et neid ei kaasatud piisavalt ja tõid näite, et näete, et meil on ju üks tuulikuala detailplaneering algatatud ja seal hääletasid opositsioonisaadikud selle algatuse poolt, EKRE oli vastu ja siis natukene aega hiljem tulid need teised detailplaneeringu algatused ja siis ma ütlesin, et aga ju teie, kogu aeg oli see põhjendus, et neid ei kuulatud piisavalt ära. Ma ütlesin, et aga vaadake, mida rohkem teid kuulati, seda vähemaks jäi teil toetus hääli, et midagi te siis räägite volikogu liikmetele valesti või ei suuda neid ümber veenda, et mida rohkem nad teiega kohtuvad, seda vähem nad teie poolt hääletavad. Igal juhul, Eveline, suur tänu, et sa seda lahingut pead. Seda ma kuulsin mitmel pool inimeste käest, kaasa arvatud täna, kui saade eetrisse lähevad, tulid inimesed juurde ja ütlesid, aitäh, et te sellega tegelete, mitte keegi ei kaitse meid. Ja asi on ju selles, et kuidagi peab olema kogukonnal õigus sõna sekka öelda, sest praegu toimub see 29 omavalitsuses. Lisaks merealadel tohutu planeerimistöö, tohutud subsiidiumid, see on Eestis praegu kõige kuumemaks teemaks kujunenud. Ja vastane muidugi tuleb ütlema, et teate, et see on ju EKRE poliitika, et EKRE ajab seda tuuliku vastast poliitikat. Tegelikult see on vale. Tuulikute vastu on väga paljud apoliitilised inimesed. Need 1000 allkirjad on eelkõige kogutud kogukondade poolt ja nad on reeglina olnud apoliitilised ja EKRE on läinud neile appi, sest inimesed on üksi jäetud, tihtipeale ei teata, kuidas teha, mida teha, kuidas pöörduda, et me oleme kogunud ka seda infot ja seda me nüüd jagame. Ja aga inimestel on ka õigus, kogukonna aktivistidel on õigus, et me kaotame oma pärandmaastikud. See on, EKRE teab ammu, et see rohepööre toob meile kõige kallima elektri ja loomulikult oleme me ka sellepärast kogukondade poolel, sest kõik Eesti inimesed tarbivad elektrit ja me ei taha, et meid murtakse meie ettevõtlust ja kodupajamidamisi sellise üüratu elektri hinnaga maha. Ehk siis see võitlus on praegu terve mõistuse ja rumaluse ja küünilisuse vastu, terve mõistuse poolt ja rumaluse ja küünilisuse vastu. Aga Evelin, sinule kohtutega kokkupuude sel nädalal ei lõppenud, et sa tegid ise ühe kaebuse, et palun räägi meie headele kuulajatele. Jah, et inimesed, kes on hoidnud silma peal Vinni vallas toimuval, siis tõesti sellel nädalal ma tegin avalduse, kuriteoteate avalduse
ühe volikogu liikme kohta, kahtlustades teda korruptsioonis ja toimingupiirangute rikkumises, et nimelt on kahtlus, et Reinar Holliku korvpallikoolile antud toetused ei pruukinud kõik sihtotstarbeliselt laste treenimiseks minna, on ju ka vallarahvas vaikselt vihjanud, et seal võib olla korruptiivseid ilminguid ja kontrollides ajalehes artiklites ilmunud teateid, kuidas on volikogu liige seotud olnud Reinar Holliku korvpallikooliga, siis palusingi politseil seda tausta kontrollida, kas Arno Lipassaar on olnud oma nendes hääletustes, ütleme, et ilma selle huvide konfliktita. Et las siis politsei uurib välja, et kõik peaks olema aus, sest öeldakse, et ei ole olemas nii rikast riiki, samuti võib öelda, ei ole ka olemas nii rikast valda, mida korruptandid ja vargad ei suudaks pankrotti viia. Nojah, sellised on suurem osa Aafrika riike, keda aidatakse Euroopa Liidu poolt, aga nad varastavad suurema osa ära nendes jahmatavates üdini korruptiivsetes riikides, aga paraku juhtub seda ka Eestis, et raha tilgub tundmatutesse kohtadesse ja just me rääkisime tuulikute teemal, aga teeme ühe pausi ja siis lähme nagu tõeliselt veel kord ühe suure tuuliku teema juurde. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja me oleme stuudios tagasi. Neljapäeval toimuski Riigikogus suurem arutelu tuuletööstuse pahu poolest. EKRE oli selle korraldaja. Sina panid, Evelin, ka palju õla alla sellele, kuigi sellel päeval pidid tuuleärikate surve all minema Tartu halduskohtusse. No mina olin saalis kohal ja pidasin ka kõne, võtsin kogu selle meie, võiks öelda, et täiesti rappa mineva energiapoliitika oma kõnes ette ja hoiatasin, et raisatakse ära tohutud summad rahad, aga võib-olla suudame me ka mõne miljardi päästa, kui me pidurdame selle monstrumi ehk siis praeguse rohepöörde sildi all. Rõhutan, et see ei ole ühestki otsast roheline, vaid see on selline uus totalitaristlik ühiskonna manipuleerimine. Siis 2,6 kuni 2,8 miljardit meretuuleparkidele, mida nad plaanivad, mitusada miljonit maismaa tuuleparkidele, et kui rumal see on. Ja me kaotame tõesti väga-väga palju, lammutatakse senine energiasüsteem, sellest kõigest oli juttu. Lisasin veel selle, et pärandmaastike kaotus on väga suur, et muinsuskaitseobjektide lähedus püstitatakse hulk tuugeneid, olgu see siis Palmse mõis või paljud teised tuntud kohad, Muuga mõis, loomulikult talud ja külad, mis kaotavad senise imekauni maastiku enda ümbert. Jah, et kui keegi laskis selle kuidas see nüüd oligi, et tal riiklikult olulise tähtsuse riiklik küsimus, väga bürokraatlik termin. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse kõrvust mööda, siis seda saab tagantjärgi vaadata ja omalt poolt ütlen, et EKRE fraktsioon täitis lünga, sest ega infot ei ole ju kuskilt saada. Kõik need eksperdid, kes räägivad meile, kui hea on see tuuleenergia, kui odav see on, et see kõik, need eksperdid on ju põhimõtteliselt ühed ja samad inimesed ja nad on kinni makstud nende tuuleärikate poolt. Rändtsirkus võiks julgelt nende kohta öelda, aga seda nad tahavad öelda nende tõeliste kohaliku kogukonna aktivistide kohta, kes tegelikult seisavad kogukondade eest ja tõstavad äärmiselt olulisi küsimusi. Nii et mina ütlesin minister Sutile ka, et teie minister Sutt olete üks rändtsirkus, mis mööda Eestit käib ja määrib kaela inimestele mõttetuid asju, kahjulikke asju.
jah, et hakati ju halvustama, kui kogukonnad kutsusid endale esinema või lähemalt rääkima MTÜ looduse inimeste eest, liikmeid, erinevaid vabatahtlikke, infraheli asjatundjaid, teoreetilise füüsika eksperte, no palju neid siis Eestis on, et loomulikult see teoreetilise füüsika doktorant räägib mitmes kohas. Ühesõnaga inimesi, kellel oli huvi uurida erinevat kirjandust nii üle rahvusvaheliselt, et seni ilmunud igasuguseid teadusuuringuid ja teha siis sellest nagu kokkuvõte, et kui me nüüd vaadata, milline on Eesti seadusandlus on tuulikute puhul täiesti olematu ja isegi juhendid on välja töötatud selliselt, et on öeldud, et meil ei ole müra mõõtmiseks sobivaid metoodikaid, ei ole ka selle varjutuse jaoks sobivaid mõõtmise metoodikaid, et sellepärast ka infraheli mõõtmise metoodikaid ei ole, et siis sellepärast toetutakse ekspertide arvamusele ja siis võibki öelda, et need samad inimesed, kes on ka ennast kurssi viinud teiste riikidega kogemustega, ongi riiklikus tähenduses on nad eksperdid ja see, et see lünk on täitmata, et meil ei ole räägitud infraheli kahjulikust mõjust ja meil oligi Anti Kukkela, kes siis rääkis arst oma hariduselt ja praktiseeriv arst, kes siis tõigi neid erinevaid teadusuuringuid, mis oli siis mujal maailmas tehtud, nii loomade pealt katsed, et näidata, et millist kahju võib tuua infraheli inimestele ja kusjuures ka Eestis räägiti enne tuulikute tulemist väga palju infraheli kahjulikust mõjust ja nüüd korraga öeldakse, ei, infrahelil ei ole mitte mingit mõju, see pidi olema nagu merekohin, ainult meie kutsutud asjatundjad rääkisid hoopis sellel teemal, kuidas ta tekitab impulsilisi lööke, näiteks tuugen, hiiglasuur tuugen, kujutage ette Tallinna teleturni kõrgune 100 meetrit kõrge ja siis näiteks kui ta möödub, see laba möödub postist, just metallsest postist, siis tekib selline löök, helilaine ja ta on selline infraheli sagedustel ja häda on selles, et juba ainuüksi Saarde tuulepargis inimestel on tervisehäired ja nad kolivad ära sellesama infraheli tõttu. Minul on neid tervisematerjali saadetud, inimesed on vabatahtlikult saatnud, neid on kümneid, väga hirmutavad, mõnel on südamehäired tekkinud, mõnel on tekkinud iiveldus, tasakaaluhäired ja lausa sellised hirmu emotsioonid, et nad ei saa kodus olla, sest see infraheli tekitab pidevalt sellist ärevusseisundit inimestel nende uuringute väitel. Huvitaval kombel pärast seda ettekannet helistas mulle üks insener füüsikaalalt ja ütles, et on katsetatud selliseid koduvalvesüsteeme, et kui murdvaras sisse tuleb, siis hakkab see infraheli aparaat tööle ja murdvaras jookseb välja, et seal on paanikahoog siin. Jah, et paanikaHoogu pidi tekitama selline piisava tugevusega infraheli, et nüüd meil ei räägita enam sellest, sest nüüd on meil tuugenid ja igasugune infraheli ja reformikad käisid ka puldis Mario Kadastiku näol ja küll mõnitasid neid teemasid, et mis mõttes tervisehädad, mis mõttes, et naer käis, et ma kutsusin nad ülbitsemise pärast ka korrale, aga suurem osa ettekandeid oli ka ikkagi seotud lahenduste pakkumisega meie selle päeva ettekandjatel, ehk siis kuidas saada mõistlikku energia hinda, üks lahendus on muidugi tuumajaama ehitamine, aga teisalt ikkagi säilitada põlevkivitööstus ja selle hinda alla viia, kusjuures põlevkivi puhtus on näiteks kihitehnoloogia kateldega järsult tõusnud, emissioonid on ligi 90% madalamad, ehk siis meile levitatakse igasugust jama ja valet põlevkivi kohta. Tegelikult see ettekannete jaotus oligi
niimoodi jaotatud, et meil räägitakse tuuleenergia hinnast, siis räägitakse sellest planeeringust ja ka tuulegeneraatorite mõjust tervisele ja Rain Epler rääkis siis ka tervemõistuslikust energiapoliitikast, et Markus Sild, kes on energeetik, tõi mustvalgelt välja need asjaolud, et kuidas ei saa tuuleenergia odav olla ja et mida rohkem seda tuult on, seda rohkem me peame siis ka maksma juurde neid toetusi ja mis mulle väga muljet avaldas, oli Urmas Maraniku ettekanne, et ta rääkis sellest, et millised on need planeeringud omavalitsustes, et see näeb välja umbes nii, et need tuuleärikad on põllu peale lahti lastud, et igaüks paneb sinna tuuliku, kuhu saab. Ja kui ma vaatasin ka seda plaani, siis nii oligi, et jah, võeti arvesse, et elamutest 1 kilomeetri kaugusele ei huvitanud neid, mis seal kõrval on, kas seal on ohustatud liik või on seal looduskaitseala ja mitte mingit nagu sellist plaani, et kuidas need liinid seal jooksma hakkavad, kuidas need alajaamad on, vaid hetkel ongi need planeeringud sellised, et mõni asula jääb lausa 4 tuuleala keskele, et tõesti, nagu metsik lääs. Metsik lääs on jah, kõik jooksevad riigi raha peale tormi ja oluline on kogu aeg märkida, et kõik see lust ja lillepidu suvalistel arendajatel on meie maksumaksja raha eest. Ainult mõned näited, et ma tsiteerisin ka Riigikogus hiljuti, et 2 sisuliselt ühe mehe firmat, vaatasin nende aasta aruandeid, OÜ Kirsimäe Tartust ja Tallinnast üks teine ettevõtte. Neil oli kuskil, ühel oli 7500 aastane kasum, ise esindas mingit, justkui tegi õigusteenusi, no kuulge, õigusteenuste firmad on miljoniliste kasumitega. See oli ühe mehe firma, kes teeb aastas võib-olla ühe konsultatsiooni ja kirjutab ühe arve välja. Sellised siis noolivad 10 miljoneid eurosid kasumit ja teisalt on supersuured välismaa firmad, kes noolisid Liivi lahe Eesti maksumaksja makstavaid subsiidiume ja lõpuks Vinni vallas oli üks mingisugune eriti nahaalne ärikas, see, kes sind kohtusse ka kaevas, sina kui vallavolikogu esimees olid ju see teine pool ja see oli endine Aerofloti investor, kiitles, kuidas Venemaale tuleb investeerida ja selline nahaalne kamp kargab meile kallale. Igal pool on see sama muster, et kui vaadata nende aasta aruandeid ja kes seal tööl käivad, siis on 2 inimest heal juhul on palgal, riiklikke makse on peaaegu 0, käive on ka seal mõne 1000 ringis, et need siis tulevad meile tuulikuid arendama, ühe tuuliku hind on ju ligikaudu 10 miljonit ja ma ei ole näinud ühtegi ettevõtet, kes nagu põhimõtteliselt oleks oma või ressurssidega võimelised seda tegema. No võib-olla sa räägid oma vallast, et Utilitas ju tahab meretuuleparki, see on suur, Eesti suurfirma ja ma kahtlustangi, et üks põhjus, miks seal meretuuleparkide asi seisma pandi, et seda noolisid välisfirmad, sealhulgas maailma üks rikkamaid mehi Warren Buffett. Võib-olla ei saanud Eesti firma, kes on Reformierakonnaga lähedane ja kes hiljem siis tassiks kohvreid nende ämmakappi ja ämmakapist otse parteikontorisse, et see kahtlus on väga tugev, sest nii pea kui Reformierakond on võimul, hakkavad rahad salapäraselt ära kaduma, nii oli 10 miljoni dollari ajast saadik. No meretuuleparkide arendusi ja neid kavasid vaadates, mis pandi ka oksjonile, siis jääbki mulje, et sinna Liivi lahes kuni sinna Muhuni üles on nagu mingi müür nendest või noh. Ja Hiiumaal on ka veel arenduses, kõik on, kogu Eesti on üks suur tuugenitööstus, kui maha arvata Peipsi äär ja osa Lõuna-Eestist, sest seal on lennukeelu piirkond, nagu radarid ei tööta korralikult, aga nad ei töötagi korralikult, nad ei tööta selle tõttu juba signaalluure ei saa korralikult toimida, sest kogu aeg on mingisugune õudne müra. Me ei näe, mis teisel pool Peipsi järve toimub. Lennukite, radarite töö lennukite avastamiseks on häiritud. Ühesõnaga täielik tohuvabohu. Meie oma raha eest tullakse meile kossia ja võetakse raha ära.
Jah, et nii on, et loodame, et see rohehullus saab õigel ajal peatatud, sest kui ma täna ka sõitsin sealt Rapla poolt Tallinna poole ja nähes neil Rail Balticu arendusi, siis tõesti tehakse tühjuse kohale kõrgeid viadukte ja sa näed seda meeletut maavara kogust, kus on liiva, kruusa ja täidet on mägedena kokku veetud. Nõukogulik majandus, nõukogulikud suurprojektid, millel lihtsalt puudub mõte. No lihtsalt hakkab kahju oma väiksest Eestist, et kuhugi veetakse lademetes kõike seda kruusa ja liiva, mida kuluks meil ehitustele, väiksematele teedele, et lihtsalt kurb hakkab. Aga kohe tuleme jälle stuudiosse tagasi. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre Raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja head kuulajad, tuletan meelde, et stuudios on Anti Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed ja me räägime asjadest läbi rahvuskonservatiivide vaatenurga. Ja ma tahaks eraldi veel välja tuua, enne kui me kirikute koguduste seaduse teema juurde läheme, et Ülle Madise andis tegelikult tuuleärikatele päris palju toitu sellega, et hakkas ütlema, et kedagi ei huvita need inimeste 1000 allkirjad, sest see ei ole ju mingi avalik huvi. No mina ei saa aru, et kuidas Ülle Madise võis üldse sellisele seisukohale asuda, sest isegi kui volikogu liige ütleb, et tema ei soovi, et need tuulepargid tulevad, sest tema ongi avalik huvi, et kui tema on valitud terve valla poolt inimesi esindama ja kui volikogu teeb selle otsuse, et ei lõpetada näiteks nende tuuleparkide arendused, siis seda peaks austama. Praegust on nagu selline kummaline olukord, et seda, mida volikogu liikmed ütlevad, et äkki seda nagu ei peakski arvestama. Ja aga tema tuli veel sellega välja, et kui on 1000 allkirjad kogutud, siis see ei ole ka mingi avalik huvi. Ehk siis tõsi, avaliku huvi on mitmete asjaolude nagu mitmete teemade kogum, aga öelda, et sul 1000 allkirjad ei loe, see on täiesti ebaprofessionaalne Ülle Madise poolt, täiesti arusaamatu, mida ta räägib. No. Et ma ei tea, kas ta tahab nii hirmsasti tema ametisse nimetajatele Reformierakonnast vist meeldida, et ta nagu kaotab juba kindla pinna jalge alt. Samas tahab ta ju olla pehme nii-öelda mänguasi, selles mõttes, et mitte kellegiga tülli minna, tegeleda pseudoteemadega. Koroona ajal oli ta sisuliselt vakka oluliste teemadega ei tegelenud. Kui on mingi Euroopa Liidu asi, siis ta on alati Euroopa Liidu pool. Ühesõnaga, ta tegeleb pisiasjadega, et olla turvaline oma ametisse nimetajatele, et tegelikult on Eestis need nii riigikohtunikud kui ka õiguskantsler, tegelikult ju ka president, kõik on nimetatud nende poolt ametisse, Riigikogus ju nimetatakse neid, kes on saanud enamise näiteks pettusega, lihtsalt mingi e-valimisega, kes on saanud mingi ühe jälgi afääriga nädal aega enne valimisi süüdistada kedagi Prigožini koos asjade ajamises, nad teevad alati mingi Stroomi rannaskandaali ja mingi jälkuse, pärast nimetavad nad kohtunikud, pärast nimetavad nad õiguskantsleri, pärast nimetavad presidendi, see on Reformierakonna käekiri olnud kogu aeg. Tee mingit pätti, tule võimule, siis on sinu käes ka õigussüsteem. Jaa, et see Ülle Madise on tõesti sellistel hetkedel vait, kui on tõesti nagu suur asi, aga riburada pidi toob meile sinna põhiseaduskomisjoni mingeid märgukirju, et näete, mingi ärimees jäi rahast ilma, võtame kas see Irusoojus elektrijaam, et neil oli justkui õigustatud ootus mingitele toetustele, mis Euroopa Liidu trahvide tõttu võeti sealt Eestilt ära ja raha ei ole, aga näed, 3-4 miljonit pead sa ikkagi maksma, sest neil on õigustatud ootus ja Ülle Madise tuleb neid siis kaitsma. Nüüd siis jälle tuli üks päev jälle uue seadusega, et näete,
et välismaalased, neil ei ole kodakondsust, aga seadus näeb ette, et kui ta on Eestis 5 aastat elanud ilma kodakondsuseta inimene ja kui ta saab siis, kui need 2 inimest kokku saavad ja lapse saavad, siis peab laps saama Eesti kodakondsuse, et kui mõni, täiesti kui jaburata asjadega ja ma mäletan, kui me rääkisime Ülle Madisele e-valimiste probleemidest, siis tema naeratas niimoodi vaikselt ja ütles, et aga mulle e-valimised meeldivad. No vaat, aga juriidika ei ole meeldimises, vaid selles, kas on argumendid või ei ole. Ja e-valimiste kaitseks on minimaalselt argumente või ei ole neid üldse, sest nad on kontrollimatud. Ja selleks ei ole vaja olla IT-ekspert, sest neid ei saa kontrollida sõltumatud eksperdid ega ka poliitilised konkurendid, et üksteise üle järelevalvet tagada. Aga Evelin, enne kui me tõmbame tänased otsad kokku, siis sel nädalal juhtus järgmine asi, et president lükkas tagasi kirikute koguduse seaduse. Mäletatavasti oli ju teemaks see, et Moskva patriarhaadi alla kuuluva Vene kirikuga on probleeme, ma olen sellega täiesti nõus, see on väga, väga suur probleem, aga EKRE osundas ka oma seisukohas ju samadele teemadele, millele president, et näiteks üks suurimaid muresid on see, et selle sama seadusega saab hakata kiusama ka teisi kirikuid, kaasa arvatud Luteri kirikut, katoliku kirikut ja siis seda sama Eesti apostlik õigeusu kirikut, samuti ka ühel hetkel erakondi, nii et sellised hästi ümmargused terminid, mis sinna sisse olid pandud, me tundsime ka enda erakonna ohustatuna, sest annab vasakliberaalidele selle seaduslik instrument ja nad tegelikult tuntud selliste homoaktivistide ja uhuutajatena tulevad ja hakkavad kõikidelt nõudma oma religiooni kehtestamist, sest nende nii-öelda siis vasakäärmuslik poliitreligioon on ju pressitud isegi koolidesse peale, nad loovad nii-öelda oma näojälgi uut inimest, kes peavad uskuma, et maailmas on 20 sugu vähemalt, seda õpetatakse Eesti koolilastele, siis kui sellised inimesed saavad mingisuguse seaduse kätte, kuidas siis hakata ka poliitilisi erakondi ära väänama, no see on lihtsalt liiga riskantne, et see asi peaks võib-olla tulema mitte nende käe läbi esiteks, sest nad on ohtlikud kõigile ümberringi, aga teisalt seda Moskva tegevust minu arvates saaks piirata, Moskva patriarhaadi tegevust lihtsalt, et mäletame hästi, Mart Laar ju andis üldse Pühtitsa kloostri ja siis Nevski katedraali üldse Vene kiriku käe alla. 90-ndatel oli siin ju kõva madin sellel teemal, et kelle kätte jääb, aga Mart Laari valitsuse ajal see luba anti, sellega oli seotud ka Siim Kallas, kes kinnitas ja toetas seda. Nii et nad panid meile tõesti ebameeldiva olukorra, et see võimas peakirik Toompeal otse Riigikogu ees läks Moskva alla nende tahtel. Ja nüüd siis peavad teised nende tekitatud probleeme lahendama. Ja muidugi siis reformikad taavad jälle vastu rinda, kuigi see oli nende teene ja isamaalased aitasid ka seda probleemi meile tekitada, nagu ma just märkisin Laari valitsuse ajal. Jah, et president Alar Karis tõi välja, et ei saa ju teha seadust nagu ühe isiku kaudu, ehk siis hiljem võib ju ükskõik mis tahes ühingu ära keelata, kui vihjata, et näed, et ta suhtleb ühe või teise välismaalasega ja kui me nüüd mõtleme Reformierakonna tegevusele varasemalt, et Keit Kasemetsa jaoks nad tegid eraldi seaduse, et ta saaks riigisekretäriks, et nüüd siis tehti Kirilli jaoks seadus, aga seal ongi need ohud, et alguses kõigile räägitakse, et näete, see on selle Kirilli pärast tehtud, aga hiljem saaks ju seda kõikide ühingute peale rakendada ja see ongi põhiseaduse vastane.
Ja ohud on olemas, eks siis ole näha, kas ta üldse siis uuesti tegelikult enam-vähem sellisel kujul vastu võetakse, seda ilmselt mitte, sest ei leita piisavalt hääli, aga Moskva kiriku ohjeldamiseks tõesti võiks nendega lihtsalt mõne rendilepingu ära lõpetada. Näiteks nad on rendilepingu alusel saanud nii Pühtitsa kui Nevski katedraali enda kätte ja nii oleks ju kõige lihtsam, et lõpetame rendilepingu ja kogu lugu. Ja teiseks peab julgeolek tegelema selliste tõsiste õõnestamistegelastega nad arreteerima või kohtu alla andma, kes moskoviitide tahet ellu viivad. Igal juhul ma olen nõus, et Moskva patriarhaat oma KGB juhtkonnaga, KGB-did, FSB-did, kes seal seda juhivad, õigustavad sõda. See teema on tõsine, aga tuleb valida võimalikult õige meetod nende ohjeldamiseks. Jah, aga president on öelnud, et kehtiv õigus on piisav selleks, et neid ühinguid kontrollida, et kõik asi pole nagu seaduslike vahendite puudumises, vaid nende kasutamises, et kui on tarvidus, siis peaks ka olemasolevaid vahendeid senisest jõulisemalt kasutama. Jaa, eks me siis näeme, kuidas see teema edasi veereb. Igal juhul tegelikult toimus kõige suurem Vene mõju piiramise otsus juba ära ja see toimus EKRE survel. Ehk kui tuletame korra meelde, et Vene kodanike valimisõigus kohalikel valimistel tõmmati kokku põhiseaduses, aga EKRE survel lähevad selle piiramise alla ka hallipassi omanikud, keda on ligi 60 000. Ja meie panime kanna maha ja ütlesime, et ei pane neid mingisuguse erandina õigustatud kohalikel valimistel valima põhiseaduse teksti ka veel on ju. Nii et mina leian, et see on nagu üle aastate üks väga suur võit. Et meie survel siis alles viimasel hetkel varisesid sotsid kokku, sest nad kartsid Eesti valijate kaotust. Et see näitab, et sotsid on valmis oma hinge alati hallipassi omanikele müüma, Vene kodanikele müüma. Tõendusmaterjal on ju laual. Ja neid ju juhtis pikka aega Ossinovski, kes Vene oligarh Eestis, siis Oleg Ossinovski poeg, muide, kes on ammu aastaid kohtu all, rotside suur rahastaja, kohtu all korruptsiooni pärast. Ja siis Oleg Ossinovski poeg ütlebki, Eesti rahvusriik on düstoopia, ebainimlik düstoopia. No minu jaoks on see täielik 1940. aasta juunikommunist, kes nii ütleb. Aga näe, istuvad Riigikogus ja nagu mõmmikud. Aga suur tänu, Evelin. Me jätkame järgmisel nädalal jälle kuumade teemadega, kuigi on istungivaba nädal, aga poliitsündmusi on kõvasti ja õigupoolest ikkagi töökas poliitik ei puhka midagi vabal nädalal, vaid me oleme ka sel pühapäeval Väike-Maarja seltsimajas kella 1, kus me räägime kriitiliselt tuulikutest, tulge kõik kuulama, see probleem puudutab isegi Tapa valla inimesi, kuhu näiliselt tuulikuid ei tule, vaid üle piiride mõnesse piirkonna ainult 3-4 kilomeetri kaugusele ehitatakse hiigeltuugenid Väike-Maarja valla territooriumile, nii et terve Lääne-Virumaa on löögi all. Tulge, kuulake, räägime nendel teemadel. Jah, tulge, kohtume, kõike head. Kuulmiseni. Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.